Ligi 2,5 aastat kestnud paus saab kohe-kohe läbi. Nimelt alates 1. augustist on võimalik trammiga taas sõita Ülemiste Citysse, aga mis eriti tähtis inimestele, kes reisida armastavad, Tallinna lennujaama. Ja pidulikuks sündmuseks on avatramm juba saabunud. Palun. Me saame üle 3 aasta taas avada trammiliikluse lennujaama ja Ülemiste suunas ja seekord siis 2 trammiliiniga D2 ja D4. Üks on siis Kopli suunalt ja teine Tondi suunalt ja tegelikult see annab tallinlastele täiesti uued võimalused jõuda nii lennujaama Ülemiste Citysse, kus on 10 000 töökohtasid, et ei peaks tulema seda igapäevaselt nii-öelda isikliku sõiduautoga, vaid rööbastranspordiühendus on väga hea, mugav. Meil ei tule ju ainult enam ühte trammi, vaid meil tuleb 2 trammi. Et see vana tramm 3 aastat tagasi, mis siis seisma jäi, see tuli meil Tondilt, aga nüüd tuleb ju meil sadamatramm ka. Nii et ma kujutan ette, et väga-väga paljudel inimestel muutub tööle tulemine õppima ka elukondliku teenuse, nii et tarbijad siin saavad paremini liikuda. Ja võib ütelda ju seda, et kui meil oli päevas 6000 reisijat enne kui tramm kinni pandi, siis me arvame, et need arvud ikkagi suurenevad ja inimesed leiavad trammi jälle üles. Kui Ülemiste City näeb uues trammiliinis võimalust piirkonna arengut veelgi kiirendada, siis sama oluline on see ka Tallinna lennujaamale, sest mugav ühistransport on üks osa reisija kogemusest. Välisturistile tramm on väga usaldusväärne transpordivahet, sest bussiga sa kunagi ei tea, kuhu ta tegelikult välja läheb või kui suure ringiga ta läheb või kas seal bussis õhku on. Rööbastransport on alati usaldusväärne, trammid on nagu mõnusad, laiad, avarad, ehk siis inimesed usaldavad trammi palju rohkem. Lennujaam on peaaegu kesklinnas ja kui see inimene juba siia Eestisse tuleb, siis küllap ta sinna kesklinnaga jõuab. On see siis bussiga, trammiga või taksoga, aga tramm kindlasti just seda usaldusväärse kvaliteeti toob juurde. Ent lähiaastatel saab Ülemistes koht, kus kohtuvad tramm, rong ja lennuk. Just sellise tervikliku transpordisõlme loomisel on Rail Balticul keskne roll. Mina olles olnud päris algusest peale kogu selle kavandamise protsessi sees, näen, et tegelikult jagus osapooltel nii linnal, naabritel kui ka lennujaamal, sadamal seda tarkust, et siis mõelda pikalt ette ja tegelikult see keskus, liikuvuskeskus, tuleviku liikuvuskeskus siia luua, mis on ka ainukordne tegelikult Euroopas, sest vaadates ka Eesti pealinna Tallinna kompaktsust oleme me suutnud siin väga kenasti need kõik omavahel integreerida. Tallinnal on trammiühendustega veelgi suuremad plaanid. Tulekul on Pelgulinna tramm, aga ka ühendus Lasnamäe suunal. Täna on lisaks ka Tallinna linnatranspordil käimas hange, kus me oleme soetamas esmakordselt Tallinnasse ka 2 juhikabiiniga tramme, kus mõlemal küljel on uksed ja see on siis nagu ikka kaasaegsetes Euroopa linnades ja mujal maailmas, et see annab võimaluse pikendada trammiliine juba lõikude kaupa edasi, nagu seda tehakse nii Helsingis, Stockholmis, Viinis, Berliinis ja neid linnasid on veel enam, et ei pea alati ehitama seda liini lõpuni välja, vaid sa saad peatuste vahe kaupa võtta uusi lõike kasutus ja inimesed saavad seda kohe tarbima hakata. See, et linlased väga trammitransporti armastavad, see ei ole vast kellelegi enam uudis, aga et lisaks tähtsatele ninadele nautisid tänast avatrammisõitu ka lapsed. See võib küll olla natukene üllatav, aga mitte siis, kui on teada, et see on esimene kord. Kas see trammisõit oli Turgu teie jaoks täna esimene? Minu jaoks oli esimene. Minu jaoks juba teine. Kuidas trammiga sõita tundub? Hästi. Mis seal kõige toredam on? Aknast vaadata. Aga kas teistmoodi ka on kui bussiga näiteks? Aknast vaadata. Ikka aknast vaadata, aga sinu jaoks? Jaa. Kui trammiga sõita, siis mis tunne tekib? Rõõmustunne. Rõõmsaid tundeid teilegi 1. augustiks, kui algab regulaarne trammiliiklus lennujaama ja Ülemiste Citysse.